Nüüd jõuame järgmise mõnusa teema juurde, raha. Palju raha on, Elisabeth? Kuidas naiste rattasport asustatud on ja sellel tasemel? Ma siis tuletan meelde, et sa see praegu kontinentaaltasemel naiskonnas, et naiste rattaspordis on ka nagu meestelgi World Tour, Pro Tour või Pro Teams ja siis on Continental. Ja neid World Touri ja Pro Teamsi nii palju ei ole, et ka siis Continental tasemega naiskonnad saavad peale tegelikult suurtuuridele. Aga palgakäärid vist on seal päris suured World Touri ja Continentali vahel. Jah, kindlasti. Et teil ju ka ei ole mingit paika pandud miinimumpalka kontinentaaltasemel? Ei ole. Ei ole, et kuidas nagu ära toimetab selle sissetulekuga, mis klubi pakub, et ja kas naistel on samamoodi, et auhinna rahad jagatakse seal sõbralikult ära klubi staffiga ja omavahel? Jah, vähemalt muidugi praeguses tiimis no kokkuleppe oligi see aasta niimoodi, et nad ei, kuni praegu suveni ei saanud mulle palka maksta, aga see oli nagu igati pidi parem võimalus, kui ma lihtsalt nagu mitte midagi ei tee. Ja siis tegimegi sellise kokkuleppe. Aga nende auhinnarahade suhtes selles tiimis ma ausalt öeldes ei teagi täpselt, kuidas see käib seal, sest siuke tunne, et ma ikka nagu elan sisse sinna kuidagi, et nagu täpselt midagi ei ole ära jaotatud. Aga UAE-s meil oli nagu paika pandud, et kõigi vahel jaotatakse see ära. Et tegelikult on kodune tugi ülioluline noor sportlasel, olenemata sellest, et sa sõidad justkui profiklubis ja sõidad suurtuure, siis tegelikult naiste rattasport veel ei ole, on mõnes mõttes veel kasvavas nagu selles ajajärgus ja meestel kontinentaal tiimid ei pääse suurtuuridele peale, siis naistel juba pääsevad, et olenemata, et sa suudad suurtuure, siis tegelikult suurtuuridel võib endiselt olla sportlasi, kes tegelikult tasu ei saa selle eest. Jaa. Et aga sa ise võtad ka seda kui kooliraha ja arenemisvõimalust, mitte kui teenimisvõimalust esialgu. Jah, praegu vähemalt. Et eesmärk on jõuda välja siis sinna Pro Teamsi ja World Touri. Jah, kuigi nende Pro tiimidega need ju tegelikult alles tekkisid see aasta naiste spordis. Ja näiteks Girol praegu oli ainult üks Pro tiim peal üldse. Et nagu siis oligi vist 4 kontitiimi. Et ma ei tea, kas see tuleb ka selle wildcardiga või sest et Tour de France'ile kontitiime enam ei lasta. Tour de France'il on ainult siis Pro tiimid ja World Touri tiimid.